Märter on kirjastus ja nüüd on sinu kord. Märter on tegelikult ka selline noorte firma, mis on välja kasvanud loomulikult ka õpilasfirmast, mis toodab õpiabimaterjale. Ja tulevikus võtab käsile kõik noored kirjanikud ja me teeme teist noored kirjanikud pärlid. Ja. Tegelikult meie selline pikem jutt, pikem seiklus algas, kui Lars oli 9. mina olin 10. Larsil oli selline pisut ebastandarditele mitte vastav õpetaja. Larsil on kõrged standardid, paneme selle kirja kohe. Ja siis Lars tegelikult võttis matemaatikaõpiku, ta tahtis saada eksamil maksimumpunkte. Ta võttis õpikut, ta kirjutas sealt välja konspektid ilusti sedasi. Ta õppis nende samuste konspektide järgi ja ta sai matemaatikaeksamil maksimumpunktid. Üllatus. Ja siis kuna meil sõbrad sedasi uurisid pidevalt, et kuule, et saatsi mind aidata matemaatikas, et jälle raske ja pisut probleemne. Ja kuna Larsile tutvustati ka veel õpilasfirmas, et sügisel, siis me viisime 1 ja 1 kokku, saime 2. Saime Märter, õpilasfirma Märter. Ja saime ka matemaatika konspekti põhikooli lõpetajale. Ja siis me mõtlesime, kui sellest raamatust või sellest väikesest brošüürikesest on nii paljudele õpilastele kasu, siis miks mitte panna siia rohkem aineid juurde. Ja kui panime rohkem aineid juurde, panime siia juurde keemia, füüsika, eesti keele, inglise keele, siis saime Raudvara 9. klassile. Sellega oli selline huvitav lugu, et me olime Martiniga väikesed noored poisikesed ja raha oli suur ahvatlus, me trükkisime ära, müüsime maha ja raha raiskasime kommide ja ajakirjade peale. Kõlab pornograafiliselt. Siis järgmine osa, kui alustasime jälle nullist, 2 raamatut oli meil selja taga, seis oli status quo. Ja otsustasime, et paneme siia 3 ainet veel juurde, ajalugu, bioloogia ja geograafia ja vahetasime ka trükikoda. Saime uues trükikojas trükitud Raudvara 9. klassile ning koos Raudvara 9. klassile tootsime ka sellise väga huvitava toote, mis oli ainulaadne, vaid ühel aastal ilmus kõige parem vihik jõulude ajal, jõuluvihik. Ja, ta on koer. Nii. See on koeras nagu polegi nagu juhti võtanud. Et see on nagu läbiv mõikene sümbol. Meil on alati... Taga on koer. Alguses ta ei natuke kõhna võitu. Ja pärast siis oli majandustõus ja siis koer läks paksemaks natuke. Ning trükkisime 200 sellist raamatut ja tahtsime trükkida 560-lehelist vihikut. Ja välja kukkus mitte nii hästi, saime 250 60 lehekülge. Esiteks tootis see trükikoda meile 560 leheküljelist, mis siis lehel on 2 külge, tähendab, et kokku oli 30 lehte. Ja see oli loomulikult siis oli 2 korda ühem vihik, ehk siis täiesti ligikaudu kasutamatu. Põhimõtteliselt küll ja selleks, et me saaksime sellest kasumit, me oleksime pidanud müüma neid vihikuid vähemalt 50 krooniga ja ühesõnaga koos nende 2 tootmises tekkis noortel keskkooli õpilastel 20 000 kroonine võlg. Lars oli siis 11 klassis, mina olin 12 klassis. Kuid siis me otsustasime siiski, et me oleme vinged vennad, me ei anna nii kergesti alla ja me võtsime selle sama raamatu, selle sama vihiku, panime selga jõuluvana kostüümi ja läksime erinevates Eesti linnadesse, osalesime õpilasfirma laatadel, müüsime neid vihikuid, kõik olid väga rõõmsad, lapsed said kommi süüa, jõuluvana laulis karaoket ja läksime ka Tallinna vanalinna lootuses müüa seal kõik oma vihikud maha. See kahjuks ebaõnnestus, ärge proovige müüa vihikuid, te müüte ainult 3 tükki neid. Ja vanalinnas masendus
kuid ei tööta. Ei tööta, kuid siiski me saime selle trükiarve tasutud, me olime taaskord nagu Martin ütles status quo ning me otsustasime, et ei, nii jätkata ei saa, me peame ikkagi läbi lööma. Me võtsime taaskord uue trükikoja, kuid seekord on tegemist väga hea trükikoja, Tallinna Raamatu trükikoda, kes on meil väga suur koostööpartner tänase päevani. Väga sõbralikud inimesed on seal ja sündis Teadmiste raudvara esimene osa. Taaskord olime 20 000 kroonine trükikulu. Me otsustasime trükkida 1000 raamatut. Meil ei olnud mitte midagi, meil oli ainult fail arvutis. Meil ei olnud raha, me oleme tavalised, meil ei olnud kontorit, meil ei olnud mitte midagi. Meil ei olnud firmat ka mitte, meil oli õpilasfirma oli ka, tead, mis ta oli läbi juba tolleks hetkeks. Ei, tol hetkel veel oli õpilasfirma ja me võtsime kätte ja trükkisime 1000 tükki neid. Ja, eelmine oli 200 tükki oli, too tiraas on siis 200 tükki ja siis mõtlesime, et okei, 200-ga saime nulli, võtame 1000. Ja hakkasime käima üle Eesti poodides. Kindlasti, kui mõni õpilaste videot näeb, siis nad tunnevad need kenad noormehed siin ära, sest me oleme teie juures rääkimas. Tegelikult sa ütlesid poodides. Me käisime üle Eesti, käisime koolides rääkimas. Just. ja kui need toredad näinud neid ära tunnevad, siis Larsile võite helistada. Ja, ning me tänu teie abile õpilased me suutsime, käisime ette müümas. Sisuliselt me müüsime tegelikult õhku raamatud, ei olnud keegi pole midagi näinud. Aga me müüsime nii palju raamatuid ette, et me suutsime selle 20 000 kroonise trüki võla ära maksta. 20 000 oli meie jaoks suur summa, me saime selle kokku. Me müüsime veel juurde, me müüsime veel raamatud juurde ja me läksime, ostsime riiulifirmast firma, mille me nimetasime ümber Märter O1 ja niimoodi tegelikult täiesti nullist ilma rahata sündiski päris ettevõte, mis hakkas edasi müüma samu Teadmiste raudvara esimesi osi, kuid kui aeg läks edasi, siis ei piirdutud ainult esimesega, vaid sündis ka. Tegemist oli siis kätte jõudnud suvi, meil oli selline, eksamid olid läbi, esimene osa oli müüdud, tunne oli pisut hea, firma oli olemas, saime hakata pisut tõsisemat tööd tegema. Otsustasime, et okei, et 9. klass oli tore, aga teeme nüüd 10, 11, 12 klassi raamat ka. Niisiis võtsime me kätte, kolisime siia kontorisse, kus me praegu oleme. Mis ei olnud eriti kerge selline otsus, sellepärast, et meil ei olnud tohutut raha. Suvel ei müüd eriti õpikuid, tähendab, et suvel meil ei olnud võimalust saada raha juurdegi veel. Aga tahtmine oli piisavalt suur. Me võtsime oma meeskonna kokku ja koostasime terve selle raamatuseeria, mis aitab nüüd tänase päevani siis Quicki, kes on soetanud või hankinud endale Teadmiste raudvara. Ja tegelikult Teadmiste raudvara esimene osa tuli välja juba siis too raamat, kui meil ei olnud päris osaühingut veel käes. Aga kuna me mõtlesime, et aitab, et päris koolist kooli iga päev viitsi ka käia, siis rääkisime Apollo rahva raamatuga ja kuna meil ei olnud firmat, siis oli pisut selline tobe raske oli suhelda nendega. Mitte me ei viitsin, vaid me lihtsalt tahtsime väga paljude inimeste oli korraga jõuda ja me lihtsalt puht füüsiliselt ei jõua kõikides koolides läbi käia. Niisiis me saime rahva raamatu ja Apolloga kokkuleppele, et ka eraisik saab raamatupoe kaudu oma raamatut müüa ja niiviisi jõudiski meie raamat poeletile ja see on alles algus Märter OÜ. Edasi me laieneme kirjastuseks, me edendame Eesti haridust ja me garanteerime selle, et me teeme Eesti rahvast kõige targema rahva maailmas. 5 targema sekka.